inimesel on lihtsalt nii tugevad valud enda sees, et ta on nii tugeva kaitse endale ümber ehitanud ja selle fassaadi nii-öelda kilbi või neid nimetusi on hästi erinevaid, on ju. Aga mis juhtub, miks see just hakkab pihta niisugustel 40-ndatel eluaastatel on see, et keha hakkab väsima, sest sa oled pidanud seda energiat kulutama, on ju, üks suur osa sinu energiast tegeleb sellega, et sa peidad endas asju, on ju, ja mingist hetkest ja keha on meie tempel, nagu see tempel või kodu või mida iganes, kui sa selle kodu topid pahna täis, on ju, lõpuks ei ole seal endal enam võimalik elada, sest et seal ei ole ruumi enam. Ja kui enam kehal ei ole ruumi, siis keha on pinges ja siis sul ei ole enam võimalik peita kuhugi asju. Ja raske on hingata juba. Kõik on raske teha. Hingata on paanika pidev, on rahulolematus, hästi sügav rahulolematus. Sul käivad kõik asjad närvidele nagu sind ümbritsevad inimesed ja sa ise käid ise endale närvidele ja see on hästi lai ja see praegu ma ise tajungi ühisteaduses on hästi palju seda rahulolematust, sest et inimestel pole olnud aega iseendasse vaadata, sest et elutempo läheb aina kiiremaks, iseendale aega aina vähemaks, on ju, kõik on veel võimendatud tänu sellele, et igasugused abivahendid on nii palju, et ennast ise võimalikult puntrasse elada, arvutitest kuni telefonideni, on ju, autodeni, mugavuseni, vaata kui lihtsaks me elu ühtepidi on tehtud. Ja see on päris huvitav dilemma, et meile justkui on antud võimalus, et meil oleks rohkem aega läbi nende võimaluste, et meil oleks autot, et meil oleks tehnika, et meil oleks pangateenus, kõik oleks mugavamaks tehtud. Aga vastupidi, aina hullemaks läheb. Aina rohkem võtab. Võtab, mitte aega, energiat, kõike ja me tahame rohkem tänu sellele, me ju haarame rohkem kogu aeg ette ka endale. Mitte, et need asjad olid mõeldud selleks, et meil rohkem endale aega oleks, vaid me pühendame selle aja nüüd veel rohkem teistele.